Jüri, sind saab selle sügisel näha televisioonis. Kas sa võib-olla meenutaksid seda päeva, kui sul tuli pakkumine, et kuule, tule meile sellisesse vingesse saatesse, mis nõuab sinult tohutult palju pühendumust? No ega ma ei mäleta, mis ma tegin, aga Kaupo helistas mulle, peaprodutsent, ja teate, ega ma ei mõelnud väga kaua, sellepärast, et eks ma olen flirtinud selle ideega juba alates sellest ajast, kui see esimest korda eetris oli, isegi siis, kui see oli enne Superstaari. Teadsin, et ma tahan sinna saada kunagi, ja nüüd ma olen ühesõnaga selles karussellis ja ma juba väga ootan, ja. Aga kui sa mõtled üldse sellele, et sa pead kehastuma kellekski teiseks, kui palju on see sulle tuttav, kui sa näiteks astud lavale, kas sa oled teistsugune Jüri Pootsman kui see, kes sa oled raadioeetris või täna praegu siin? See on hea küsimus. Ma olen selle peale mõelnud, kas ma olen teine. Ma olen ikka tegelikult seesama Jüri, aga eks ma kindlasti loon mingisuguse teise kindluse endal laval. Et ma ei ole seesama Jüri, kes käib poes piima ostmas kindlasti, aga ma olen seesama Jüri, kes on märksa võib-olla kuidagi enesekindlam. Et eks ma ikkagi olen mõnes mõttes rollis, aga ma ei võta kellegi teise sellist nagu karakteri mingit omapära selle aluseks, aga eks ma proovin ikkagi nagu sellik sirgu, natuke nina niimoodi püsti ja niimoodi ikka, ma arvan, need asjad käivad vahepeal. Aga kuidas on sul olnud näiteks lapsepõlves? Kas sa oled, ma ei tea, kodus mõne vinge kontserdi maha pidanud, kujutanud ette, et sa oled David Hasselhoff, sul on kitt maja ees või mida sa ette kujutasid, kui üldse? No tegelikult ma kujutasin ette nagu neid ägedaid esitusi, mis juba on tehtud seal, Tanel Padarid, Tina Turnerid, kõik need asjad. Tegelikult ma olen ju 4 korda isegi olnud, ma just lugesin kokku, ma olen 4 korda olnud juba näosaate laval, mis iganes ma seal tegin. Aga mul on see maitse juba suus, aga niimoodi poolenisti. Nii et praegu ma saan selle täis vungi siin sügisel kätte, aga ma ei ole nüüd mõelnud, keda ma tahan teha, aga varsti peab hakkama mõtlema, ma arvan, selle peale. No mis ma mõtlen? Mul nupp mõtleb. Ja. Loosiratas. Loosiratas mõtleb, aga Halloweeni peod, see ju ka varsti sügisel tulemas. Alati lähed ilma kostüümita? Ei, ma ei lähe üldse. Mulle ei meeldi need, mis need on, need kostüümipeod. Mulle tavaliselt meeldi. Ma arvan, mulle mingi vana aja trauma, et kunagi käisin ja ise panin ja teised ei pannud midagi selga ja siis vanast ajast jäänud süke mingisugune kerge kummitus nagu selja taha. Aga ma ei ole eriline stiilipidude fänn ega kostüümipidude fänn ega Halloweeni fänn ega kõik, mis selle juurde käib. Ja. No fun? Ei, ma ei tea, võib-olla, kui sa nüüd ütled. Aga kas sa oled näinud internetist pilte, kuidas inimesed sinuks on kehastunud? Mina isiklikult olen viibinud ühel peol, kus oli keegi, kes muidu ei ole Jüri Pootsman, aga sel õhtul oli. Ei, aga Kalle Sepp on kunagi teinud näosaates. Seda ma tean ja ma olin siis saalis tegelikult. Ei ole väga keegi vist mind järele teinud peale selle, mul on selline tunne. Aga ma väga ootan, et see loosiratas loosib, näiteks, ma ei tea, Mihkel Raud võiks mind teha, see oleks väga äge, või Birgit Sarrap. Neid kahte ma ei kujuta ette, kuidas nad üldse kehastuvad, sest et minu jaoks nad on kuidagi nii täis oma essensit ja karakterit, et nemad ei suuda nagu minu silmis kuidagi nagu kehastuda kelleks teiseks, aga ma arvan, see asi muutub siin õige pea oktoobrist alates. Aga kas on midagi, mida sa, ma ei tea, kardad või kõhkled teha? Selles mõttes kontserdil käimine on omaette väljakutse, on ju, ma ei tea, võib-olla ka suure habeme kandmine on omaette väljakutse. Mis on see, mida sa kõige rohkem pelgad võib-olla? Jah, kontsad võib-olla, aga muidugi, kui tuleb mingi naine, siis ega naised ämbrit, ma arvan, mul väga autentselt ei õnnestu nagu ikkagi järele teha. Ma annan parima, aga ma loodan, et loosiratas ikkagi nagu halastab mulle, et ta ei anna mulle, kes teab, milliseid naislauljaid. Celine Dioni ei tahaks teha, võt seda ma tean, Celine Dioni ma ei tahaks teha. No aga vähemalt jalad on sama pikad, nii et õnnestuks küll. Oled läinud ja mul on väga head jalad ja ma võin jalgu näidata küll. No vaatame, ehk tuleb sulle mõni jala etteaste ka. Aga igal juhul väga suure põnevusega ootame ja loodame, et see ei tekita auku sinu muusikukarjäärile. Palju edu sulle, Jüri! Ja aitäh!